Tere tulemast Koeru Keskkooli põhikooli lõpuaktusele. Palume teil tänaste õpetajate auks ja koolilipu auks püsti tõusta. Avan päevale peod, ootan homset kui imet, kuid mind endaga seob tunne, mil pole nime. Las meid nüüd kaasa viib veel, kaasa las viib koolipäevade rõõm. Keerelgu samas me teen, keerelgu samas veel viimne kord tantsusõõr. Pidage sõbrad, las vaatan kord tagasi tänava nurgalt, kust paistab me kool. Hoiame kätest nüüd kinni veel kõvasti, jätame kõigi ning kõigega hüvasti tänava nurgalt, kust paistab me kool. Avan päevale peod, ootan homset kui imet, kuid mind endaga seob tunne, mil pole nime. Las meid nüüd kaasa viib veel, kaasa las viib koolipäevade rõõm. Keerelgu samas me teen, keerelgu sama. Meile esineb saksofonil Oliver Sten Nurmsalu palaga Pihla puu. Oliver õpib Koeru muusikakoolis ja pälvis sellel aastal tiitli Koeru Keskkoolis nimega Noor muusik.
Tervituseks saab sõna Koeru keskkooli direktor Jaan Kabi. Head õpetajad, volikogu esimees lähedased. See tunnistus, mille te täna saate, on väga ilus tunnistus, suurepärane. Aga see ei muuda palju, sest on vanemad endiselt teie üle uhked. Sama uhked kui varem. Tunnistus ja elu, see loob võimalused, millised teil on võimalik hakata realiseerima. Lõbistasin kalkulaatorit ja see näitas, et minu põhikooli tunnistus on mul lauasahtlis juba 47 aastat. Klassijuhataja kirjutas ise alustusse, soovib inseneriks, õppisin. See oli suurepärane vundament, aga täna saan erinevate tunnistuste järgi töötada 6 erialal. Elukestev õpe, see annab vabaduse. Aga elukestev õppe vundament on korralik gümnaasiumi haridus. Teil lasub surve. Ühelt poolt kõik algab eluga seotud. Ahvatlused, teiselt aga seesne sund pingutada. Õnnitlen teid. Üks etapp teie elus on nüüd lõppenud ja te olete jõudnud selle hetkeni, kus saate hakata kasutama oma valikuvabadust ja samas kandma vastutust oma edasiste sammude eest ja see nõuab pingutust. Head vanemad! Luuletaja Ernst Enno on kirjutanud, mis oli, see on läinud. Mis tuleb, on alles ees. Te olete koos oma lastega käinud tee, mis on andnud võimaluse täna koos rõõmustada ja saate olla uhked. Esimene etapp elukestva õppe teel on õnnelikult läbitud. Ja koolipere tänab teid meeldiva koostöö eest ning palju kauneid hetki sellele teele, mis tuleb. Head õpetajad, tehnoloogia areng seab uusi nõudmisi hariduselule ja meie oluline roll on toetada õpilasi õppimisel. Arvan, et tänased lõpetajad on nautinud õppimise protsessi, mille olete koos läbinud. Aitäh teile! Head lõpetajad, sul on võimalik elada turvalist elu, toimetada nõnda nagu ema käseb, sõbrad arvavad, et on hea. Aga mitte selleks pole te loodud. Sa oled loodud selleks, et teha midagi erakordset. Sul peab olema eneseusku, tahet pingutada, õpi pidevalt maailma tundma ja ära unusta, ka kõige lihtsama töö tegija peab homme oskama rohkem kui täna. Te olete olnud sallivad, üksteisega arvestavad, väga toredad ning positiivsed. Õnne, lootust, ilusaid unistusi ja oskust neid realiseerima hakata. Palju õnne põhikooli lõpetamise puhul. Aitäh! Sõna saab tervituseks Järva vallavolikogu esimees Rait Pihelgas. Tere ja koolipere, head lõpetajad. Jaani kõne pani mõtlema, vanasti elu lihtsam. Meenutasin, et minu tunnistus oli 19 aastat tagasi, põhikooli oma, siis meil polnud kirjas seal midagi, mida ma teha võiksime või oskaksime teha. Et see on nagu huumori võtmes mõelda, et see aeg ja ruum oli teine, kui meie emad ja isad õppisid. Aga siiski, ma arvan, see viimane õppeaasta tervikuna, et võib-olla mu küsimus lõpetada, et palju te üldse koolis käisite viimasel aastal? Palju õpetajad koolis käisid viimasel aastal? Et mõned hundi ikka käisid, aga ma usun seda, et meie kõrval minu paremal käel seisavad multifunktsionaalsed inimesed, et kindlasti see töö, mida me tulevikus hakkame tegema, ei ole ühetaoline. Ja Jaan iseenesest on õnnistatud inimene, et ta saab töötada täna hariduse järgi 6 ametikohal. Ja teie tulevik on ka suuresti selline. Võib-olla nii, et te leiate selle ühe suure kire ja armastuse, aga see kirg ja armastus võib jaguda mitmeks osaks. Ma arvan ka see on tõestuseks, et ma olen enam kui kindel, et kui te olite Zoomi tundides või siis Teamsi tundides, samal ajal oli teil lahti vähemalt 2 või 3 Facebooki akent, võib-olla väike Delfi, siis YouTube'is mõni video
mõnel võib-olla mingi strateegiamäng, ühtlasi oli ka matemaatikatund. See oli ju käkitegu. Mitut asja korraga teha, ei ole teile probleem. Või ma eksisin, olite te kõik korralikult Zoomis ja rohkem mitte midagi ei näppinud. Tundub, et see esimene variant. Seega see on juba elav tõestus, et tegelikult need noored on meie tuleviku jaoks ettevalmistatud ja väga võimelised. Ja kui seda viimast aastat vaadata, siis müts maha kõigi ees, nii õpilaste ees, õpetajate kui ka vanemate ees, selle eriolukorra ajal laste haridustee jätkamise osas, et see ei olnud kellelegi lihtne. Ja ma usun, et me saime sellega hästi hakkama ja Koeru kool on alati olnud eeskujuks ja siia on alati hea tulla rääkima. See õppetöö, mis ka te korraldasite, ma olin sellega kursis, et olite ka nagu selles edumeelsed ja teised võtsid teist nitti. Et see ei olnud lihtne, et suur aitäh teile kõigile, aga ma usun, et te olete selles mõttes kogemuse võrra, et ühelgi teisel klassil, kes siiamaani lõpetanud põhikooli, ei ole seda võimalust olnud ja seda keerukat olukorda. Teid tegelikult pandi juba üksi kodust ja pidid selle otsuse tegema. Kas ma õpin ja kas ma osalen seal tunnis või mitte, või ma tegelen muude asjadega. Et te juba oskate oma valikuid teha. Aga mida tuleviku osas kaasa mõelda? Esiteks ma loodan, et enamus teist jätkavad Koeru keskkoolis. See on hea kool, kus saab hea hariduse, siin on hingega õpetajad ja siin on tugev kogukond. Ja peale keskkooli siit laia maailma minna on täitsa tore. Aga kui seda valikut ka ei tee, ega midagi ei juhtu, küll te tulete tagasi. Aga selle valikute puhul on see, et väliseid muutujaid ei ole väga palju mõtet kuulata. Võib-olla mõni vanem solvub mu jutu peale, aga tegelikult on kõige olulisem see, et sa kuulad oma südant. Et mida sa tahad edasi teha ja mis on see õige tee. Ja nii on tegelikult terve elu. Et kui me teeme neid valikuid, kui me ei arvesta oma selle väikse südamega, me võime ükskord leida ennast väga õnnetuna, me teeme asja, mida me ei armasta. Ja üsna kurb on tõusta hommikul üles ja teha seda asja, mida sa ei armasta. See, kui juba täna põhikooli lõpus, ma soovitan teile, vaadake enda südamesse, mõelge, mis on see, mis te tahate teha ja millist haridusteed selleks vaja on. Ja ma nõustun Jaaniga selles osas, et gümnaasiumiharidus ja tugev põhikooliharidus on selle alus. Ka ülikooli hariduse jagune veel mitmesse jakku, et ega bakalaureuse kraad ei ole see kõige alus, vaid magistrikraad on täna see, millega edasi minna. Ja võib-olla kui teie juba seal maal olete, on juba doktorikraad. Seega me ei tea, kui kiiresti maailm liigub. Aga ma soovitan selle suve jooksul puhake, aga võtke see aeg ise endale. Vaadake südamesse, pidage nõu ka vanemate ja sõpradega, aga eelkõige tehke see otsus ise. Soovin teile palju õnne ja tänan Koeru koolipere nende laste õpetamisest. Aitäh! Tõuseb kuu, ma seisan uksel kodu ees. Siit ükskord läksin väravast välja üksi suurele teele. Nii puhas taevas tähed helgivad, kui kutsuks minna endaga. Ja hallist loorist ilmuvad selged hetked lapse ja aastais. Ma näen, kui lasen isa käest lahti kord, et teha ise sammud siin maailmas ja õrnalt puudutada kõike seal, mis näib liahvatleb ja veel
kiusa, neid iial tagasi ei saa. Nüüd näen, et nõnda suurena tunduda võis väikene hoov siis, kui suureks sain, siis tuli aeg lahkuda, mind kurvalt mänguasjad jäid ootama. Nüüd alles taipan, kuidas seovad mind kõik asjad, millega ma siis mängisin, on nüüd vaid mälestus see. Ma näen, kui lasen isa käest lahti kord, et teha ise sammud siin maailmas ja õrnalt puudutada kõike seal, mis näib nii ahvatlev ja veel tundmata. On elureeglid saanud nüüd selgemaks, kui nagu lapsel väljaspool aeda, siis on siiski nõnda palju teadmata, kuid juba palju läinud on aega mul, ei tea, mis tulevikku on. Sõna tervituseks saab teie klassijuhataja Merike Varik. Iga klassikollektiiv jääb klassijuhatajale meelde omanäolisena. Kes need noored on, kes sel kevadel Koeru keskkoolist põhikooli lõpetajatena tuule tiibadesse saavad? Nad on ilusad, rõõmsameelsed, jutukad, sportlikud, hea huumorimeelega hakkamist täis, õpetajasõbralikud noored inimesed. Elate ja õpite ajal, mil teie ees on tohutud valikuvõimalused. Mõtlemisaparaati saabuv infovoog, millest surfata ja valik teha, on hiigla suur. Õppige mitte mässima end kahtlastesse võrkudesse, vaid kasutage neid nagu kalamees. Noppige sealt välja, vaid kasutuskõlblik. Hoidke oma vanemaid, oma kodu, oma lähedasi. Teie kodu ja teie lähedased on teie doping, teie kalju, millele toetuda. Sinu vanemad on sinu kompass, et sa teelt ei eksiks. Kodu lihtsus, helid, värvid, kodulõhnad, kandke neid alati endaga kaasas. Soovin, et teeksite tarku ja õigeid valikud edaspidiseks hariduste jätkamiseks. Et teil jätkuks eneseusku, sest usk on nagu telgivai. Kui see on olemas, siis on telgis õhku ja valgust. Kui vai ära võtta, peab pimedas rahmeldama. Soovin, et teil jätkuks aega ja tahtmist kuulata ühte väikest hingelindu enda sees, sest just tema on see, kes annab märku, kui oled väsinud, vihane või kurb. Toida teda heade mõtetega, siis jaksate koos kõigele vastu panna. Soovin sulle sooja, sumedat, sametist suve ja aitäh, et mu ellu tulite. On aeg põhikooli lõputunnistuste jagamiseks.
Palume selleks õppejuht Pille Eha ja direktor Jaan Kabini. Kadestada võib su pead, teadmised sul ainult head, oled huvitav klassikaaslane. Kõik ettevõtmised, plaanid ja tegemised olgu põhjendatud ja täpsed. Siis lööd kaasa. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga Arni Mänd. Alati naerusuine, valmis tegutsema, ei vea alt ega virise. Sinu peale saab loota, õppimine ja teadmised lähevad sulle korda. Põhikooli lõpetab 4 ja 5 Kerle Koppel. Õpid hästi, teadmised on sulle tähtsad. Kui klass vajab kedagi, keda lavale saata, sõna anda või õigluse ees seista, siis oled see sina. Põhikooli lõpetab 4 ja 5 Angela Pelgonen. Muusika, võõrkeeled, reaalained, digimaailm. Sulle sobib kõik. Andeid sinu sees on palju. Hoia tegemised kontrolli all. Põhikooli lõpetab 4 ja 5 Mirko Sirila. Tõeline eestlane, tõsine ja töökas mees. Rügad teha põllutööd, väärid ammu musta vööd. Võib-olla ka tulevane põllumajandusminister. Põhikooli lõpetab Holger Ivask. Sõnakas, tahad asjad selgeks rääkida, enamasti õiglane. Hommikused õppetunnid sinu tunniplaani ei sobi. Põhikooli lõpetab Jarno Joost. Õpihimuline, ausameelne ja tõsine.
oma lemmikloomadest oskad rääkida kaasahaaravalt ja köitvalt. Põhikooli lõpetab Eliise Kallasmaa. Vaikne ja tagasihoidlik. Oma arvamus on sul alati olemas. Annad sellest teada tagasihoidlikul moel ja väiksemas ringis. Meeldiv klassikaaslane. Põhikooli lõpetab Jaana Kind. Sõbralik, muhedalt naerusuine, vahel liiga mugav, et tegemised koheselt tehtud saaksid. Meeldiv vestluskaaslane ja klassivend. Põhikooli lõpetab Karlis Kool. Oled leidnud oma stiili, jätka nii. Huvitud muusikast, oled hea inglise keele tundja, meeldivalt tagasihoidlik suhtleja. Põhikooli lõpetab Klaus-Erik Grönkvist. Sõbralik, sõnakas, jutukas, tegutsemise himuline, väärtustad õppimist ja teadmisi, oled meeldiv klassikaaslane. Põhikooli lõpetab Helerin Luiker. Peeglike seina peal. Peegelpilt lausub, asjalik, endast lugupidav, välimus ja sisemus, kõik olgu kooskõlas. Põhikooli lõpetab Kertu Leokäpp. Klassikaaslaseks said meil hiljem. Tulid kõigega toime, olid sõbralik, püüdsid nagu jaksasid, jälle teele, mingu sul hästi. Põhikooli lõpetab Marek Maar. Üleliia sõnu sa ei loobi, oled asjalik, kass, kes kõnnib oma pead. Tuleviku tegemise paigas, plaanid ongi täitmiseks. Põhikooli lõpetab Kevin Mürk.
tulid 7. klassi, sõbraks said, sind võeti kampa. Spordid, korvpall meeldib üle kõige, ajalugu pakub huvi. Öeldakse ju, kes ei huvitu minevikust, sel pole nägemust ka tulevikust. Põhikooli lõpetab ja kiituskirja väga heade tulemuste eest ajaloos saab Joonas Pappel. Oled sõbralik, tahad tegutseda ja ühistegevustes alati valmis kaasa lööma. Saabuv suvi paneb kindlasti sinu mõttemaailma paika. Põhikooli lõpetab Laura Pihlak. Kellest jutt? Kalamees, naljamees, vembumees, sõbramees. Põhikooli lõpetab Rasmus Randoja. Üks rahvatarkus tuletab end sinu juures meelde. Täna sida toimetusi ära viska homse varna. Juhindu elutarkusest. Ees ootavad uued uksed ja tegemised. Edu sulle! Põhikooli lõpetab Kevin Riga. Sportlik, kergejalgne, isepäine, väga salapärane, aga kui usaldab, siis ka avaneb. Põhikooli lõpetab Noora Valk. Palju õnne! Põhikooli lõpetab Merike Varik. Ja lõpetajate nimel saab sõna Angela Pelgonen. Hei, üheksandikud, õpetajad, lapsevanemad ja kõik teised austatud külalised, kes te siia kogunenud olete. Ega ma teie aega siin pikalt kulutama ei hakka, lihtsalt mõned mõtted. Kallid üheksandikud, olete mulle ja loodan ka meie õpetajatele nende aastatega väga armsaks saanud. Isegi kui siit koolist ära lähete, olge ikka sama muhedad edasi. Aitäh ka kõikidele õpetajatele, kes te meid nende 9 aasta jooksul õpetanud olete. Tahame tänada ka lapsevanemaid, eks teie olete meid lapsest saati utsitanud ja suunanud. Tänu teile naudime tänast põhikooli lõpetamist. Ühe suurima tänuavalduse tahaksin kinkida Pille Ehale.
ja Merike Varikule. Kosutavad. Ma tahaksin tänada lapsevanemaid selle eest, et ta lastab mul olla õpetaja, olla klassijuhataja teie lastele oma töid ja tegemisi kostumata. See on väga hea tunne. Ma saan aru, et mul on seal õnnapuu. Päikesevärke silmas pidades on üks õnnapuu minu näppu suus. Istutan maha, vastan, hoolitsen ja jään mäletama. Aitäh! Kosutavad suve teile õpetajad, puhake välja ja alustame sügisel otsast. Aitäh, et te mind kuulasite ja tuult tiiblasse mu armsa klassikaaslased. Aitäh sulle, Angela! Aga nüüd saab sõna 8. klassi õpilane Raini Satson. Hea põhikooli lõpetaja, on suur rõõm teid tervitada tänase pidupäeva puhul ja ühtlasi tänada teid kõikide meie ühiste seikluste eest nii koolis kui ka huviringides ja ühistel väljasõitudel. Olete olnud meil alati headeks sõpradeks ja eeskujuks. Meie noored ei tea sageli, mida me tahame, kuid oleme sellegi poolest täis otsustavust seda saavutada. Soovin kogu 8. klassi nimel teile suuri eesmärke, saavutusi ja nende täitumist. Loodetavasti kohtume paljudega teist sügisel, kui gümnaasiumi teed alustab 47. lend. Ja nüüd, kui suvi mõne päeva kaugusel, soovitan teil tegutseda nii, nagu Fred Jussi ütleb. Sul peab olema enda jaoks aega. Palju õnne! Kallid lõpetajad, teile esineb ja Saatkuse laul teid meie kooli gümnaasiumi neidude ansambel lauluga Olen loodud rändama. Solist Karolin Ambos, klaveril Liana Kullassepp. Aeg lennates läib suured mured ja hool, hetkede vool, täituvad lootused. Vahel peatun hetkeks ma, mõtlen, kas seal kõik valmis ei saa. Aga jälle tõmbab mind tee, minema pean edasi veel ja veel. Langevad pea kohal tähed ja jalge all muutub on maa, ei peatuda saa. Tee, mida mööda ma lähen, see ongi mu kodu ja taas minema pean. Langevad pea kohal tähed ja jalge all muutub on maa, ei peatuda saa. Naer
muutub, on maa, ei peatuda saa. Tee, mida mööda ma lähen, see ongi mu kodu ja taas minema pean, langevad pea kohal tähed ja jalg all muutub, on maa, ei peatuda saa. Naerdes nüüd tee lähen ma, olen mõõdud rändama. Suur aitäh kõigile, kes tulid tänaseid põhikooli lõpetajad õnnitlema ja veel kord hip-hip hurraa, elagu 9. klass, seiklusrohket suve teile ja ma palun teil kõigil tõusta püsti, sellepärast et koolilipp ja meie uhked lõpetajad väljuvad siit sisehoovist ja ootavad teid kõiki siin Paide tee ääres, et teie õnnitlusi vastu võtta. Ilusat päeva jätku! Avan päevale peod, ootan homset kui imet, kuid mind endaga seob tunne, mil pole nime. Las meid nüüd kaasa võib veel, kaasa las viib koolipäevade rõõm. Keerelgu samas me teen, keerelgu samas veel viimne kord tantsusõõm.